leksikon ütleb, et sa sündisid Tallinnas, aga kogu su elu on tiirelnud ümber Ruida nimelise koha. No siin ma olen ja ei, tegelikult olin ma kõige noorem laps, kes kunagi Ruila kooli on tulnud, ma olin vist siis 2-nädalane. Ema oli 39, sai 40 varsti juba. 10-kuune Leelo. Aga näed sa, enne Siberisse viimist sai ema siukse kiituskirja. Helmes? Jah. Helmes Tungal. Keila rajooni kolhoosi talu rahva kunstilise isetegevuse ülevaatuses osavõttu eest. Ja see on muidugi siin üks täitsa haruldane pilt. See on mu vanaema Mari, kes 84-selt Siberisse viidi koos oma vanema tütre Elliga. Ema oli 14. laps. Tema on süles, jah. See? Jah. Tähendab, mu ema oli kooli juhataja sel ajal ja isa andis siis laulmist, joonistamist, kehalist, eriti kehalist, sest ta oli sportlane. Elasime koolimajas, aga siis, kui mu vanaema, kes elas siin umbes 8 kilomeetri kaugusel, tehti kulakuks ja küüditati Novosibirski oblastisse ja pärast seda ei saanud ema ju koolis töötada, ta oli rahvavaenlase tütar. Ja õige pea leiti talle siis ka süüdistus, et mõisteti siis 25+5 aastaks vangilaagrisse ja meie jäime isaga kahekesi. Enne seda meid muidugi siis sealt koolimajast ka küüditati ära vanasse moonakate majja, mida hakati õpetajate majaks kutsuma. No õpetajad olidki nagu siis moonaka seisuses. Ja muidugi hiljem ma olen lugenud, et just samal aastal 51 arreteeriti Eestis üle 80 õpetaja, nii et ka siis nõukogude võim rumal ei olnud. Kohe saadi aru, et intelligent on see, kes võib vastu hakata ja see, kes lapsi õpetab, see on väga tähtis isik. Siin oleme me enne ema äraviimist või? Isa, ema ja sina? Jah. Siin on nüüd su ema peal või? Õpetajana või? Jah, ja mina ka. See on enne äraviimist veel. Ilmselt see pidis olema 49, siis vanaema viidi siis 49 ära. Ja... Kirjad laagrist. Mitu korda su ema sealt laagrist kirjutada võis aastas? Algul võis 2 kirja aastas, aga pärast ja vene keeles. Aga pärast võis nii palju kui tahtis. See on siis ema või? See on ema, jah. Tema elas peaaegu sama vanaks kui vanaema oleks saanud 90, aga samal suvel sai ta teada, et ta on nüüd vaba, et sai infarkti ja suri, nii et maeti sinna Novosibirski. Sai vabaduse teatest infarkti? Jah, no aga ta oli 89. Ja minu memm oli ka 89, nii et no mina ei vea sinna välja. Ja nii me siis kasvasime, mina kasvasin pea 4,5 aastat isaga kahekesi. Siin kuskil selles moonakate majas? Selles moonakate majas, jah. Eks ema järele suuri katsus oli ja tol ajal neid üksikvanemaga, eriti isaga üksinda peresid peaaegu ei olnudki. Kerge see ilmselt ei olnud, aga inimesed olid head ümberringi ja isa võttis mind väga palju kaasa igale poole. Ta oli ka rahvamaja juhataja, nii et ma olin kõigil pidudel tähtis kuju, vahel esinesin ka kaasa ja siis vaatasin kõik, kuidas isa mängis ise näidendites ja kuidas ta orkestris mängis. Kõik need tollased laulud, moelaulud on mul praegu, harva neid raadiost tuleb, aga nad on mul tuleb plokkidena peas. Kui päris aus olla, siis üks koolitaja oli raadio, sellepärast, et tollal ei olnud selliseid lastekatse seotusi, et lapsed ei saa üksi kodus olla, ma pidin olema. Vahel harva võttis isa mind kooli kaasa, aga see ei olnud eriti lubatud ja siis ma kuulasin päevad otsa raadiot, lastesaateid, televisiooni tollal ei olnud. Unistasin, et oleks niisugune raadio, mis näitaks pilti, sest meie raadiol oli Moskva Kremli pilt.
Moskvitš oli selle raadio nimi. Ja kui oli väga nõrk vool, siis ta hästi ei mänginud, aga ikkagi tuli sealt hommikust õhtuni laule, nii et kõik need Nõukogumaal on hea meil elada ja mitšuurinlaste marsid ja kõik olid mul selged juba ammu enne kooli. Tunkili aeg on 9:16,2. 300 meetrit või? Võis küll. Muidu ta oli 1500. 300 jah. Tugeva vihmasaju all purustas 300 meetri rekordi, näed see. Revolutsiooni suvi veel, august. Ja, 40. Linnast, F-Tungal jah, ongi. Aga pärast sõda ta enam ei. Et see on narr, kui lõtvade kintsudega mehed staadionil üksteist taga ajavad, et see ei ole enam sport ega midagi. Ei näe, Kori Šarž, sinu isast. Siin on isa mul sõjaväeorkestris, siin on veel kuskil see Karšnek ja Abitseider ja kes nad kõik on seal. Tõepoolest jah, isa oli niisugune, nagu nüüd öeldakse, maasool ja tal oli seda tüüpi inimene küll. Ta oli suures peres kasvanud ja ega nad vist väga jõukad ei olnud, aga ta ahmis kõike, mida ahmida sai, nii et ta oli käinud kõikvõimalikel kursustel, alates muide boksist, keskmaajooksja ta oli, ta oleks äärepealt sattunud olümpiamängudele ja siis käis ta inglise keele kursustel, siis käis ta grimeerimiskursustel isegi, nii et oli näitering tema kodukülas Jõgisool ja masinakirjutaja 10 sõmra süsteemid. Nähtavasti kõik, mida sel ajal koolitusel sai, oli tema läbi teinud ja rääkimata pillist, pillimängust ta oli orkestri oma seal koduküla seltsimajas, tema mängis trompetit ja mõlemad nii inglise keel kui trompet päästsid teda surmast sõja ajal. See oli mullegi uudiseks, ma hakkasin mõtlema 41. aastal, kui eestlased mobiliseeriti Nõukogude armeesse, Punaarmeesse, mis tollal oli ja saadeti laiali, tema oli Arhangelski oblastis tööpatis ja muidugi sportimees ja tugev, tema oli täiskarsklane, ei teinud suitsu tollal, ei mitte üks tervisenaps, et ta oli tugev küll, aga nälg oli niivõrd suur seal, et väga palju varisesid kokku ja suri. Tuli välja, et Ameerika laevad olid juba tollal 41. aastal, sellest ei ole ju räägitud. Ma olen takkajärgi mõelnud, olid juba tollal siis Nõukogude sadamates ja tõid siis igasugust abi, ma ei tea, kas relva ja ilmselt ka toidu. Aga üks mustalahaline John sõbrunes vene tüdruku, kas see oli vist Nadjaga, aga ma täpselt ei ole kindel, aga ei osanud keelt ja mul isa natuke purssis vene keelt, ta oli neile tõlgiks ja sai Johnilt selle eest konserve, džemme, igasuguseid muid asju, mida ta paari sõbraga jagas. Et tõlgi honorar? Täiesti ja ka sigarette, nii et siis hakkas ta ka suitsetama seal. Niikuinii arvas, et sportlase karjäär on läbi. Ja teine asi, et kui tehti nagu Eesti korpuse juurde orkester, siis isa sai sinna trompetit mängima. Ta oli puhkpilliorkestris, nii et takkajärgi ta rääkis, et nad olid juba Eestis ja ta oli juba kodus käinud isa ema juures ja emaga kohtunud ja siis tuli, ma ei tea, mis kaudu teade, et peaks nüüd minema Saaremaale sõitma, aga samal ajal oli vaja mingit pidustust, orkestrit oli vaja, nii et tema kutsuti siis Tallinnasse ja jäi see Tehumardi asi ära. Samas on sul Tallinnas vist mingeid elukohti olnud. Ma leidsin sellest toredast roheliste kantega raamatust, leidsin luuletuse Õismäe kevad, kus on nii toredasti kirjutatud, kuidas mina tegelane hakkab Õismäe 7. korrusel hakkab juuri alla ajama. Ons mu juur nii kohutav toas, mis komfortaabel. Ärge kartke lohutan, ei see ole kaabel, eks ka teie mullasse oma juured puuri. Naaber vastab kullake, meil ei ole juuri. Kas see on nüüd oma elulooline? On küll ja minu abikaasa sai Helilööte Liiduveete muusikafondi kaudu lõpuks korteri, kui meil oli juba 2 last. Jah, Kirke oli alla aasta ja meie rõõmuks ei antud Lasnamäele, vaid Õismäele. Alguses 3 tuba, see oli meie jaoks, kes me kord olime
isa-ema toanurgas siin maal ja kord siis linnas saime ateljee pinna Pikale tänavale, sellest on ka üks luuletus tänu Rimmelile muidu veel. Nii et Kirjanike Liidul oli võimalik pidada ateljee pindu, see oli 15 ruutmeetrit ja selles oli siis tiibklaver Raimol ja meie väga väike kitsas voodi. Ja kui Raimo tahtis kirjutada, siis ma kärutasin mööda vana linna. Tollal olid kohutavalt kõrged kõnnitee ääred ja vankriga oli väga raske sõita. Sellepärast, et kirkehäll oli muidu klaverikaane selle tiiva peal. Ei mahtunud lihtsalt muidu. Tiib tuli üles tõsta, tuli ära viia. Siis kui tiib üles tõsta, siis tuli laps välja tõsta. Aga jah, kui me pärast seda saime siis 3-toalise Õismäe korteri, siis ühte tuba, nii-öelda elutuba, kus oli siis seesama klaver ja Raimo töötuba. Me kutsusime päris lõpuni, kutsusime tühjaks toaks, sest see oli jumala tühi, meil ei olnud sinna mitte midagi panna, ainult raamatuhunnikud olid. Ja lõpuks ei väärinud ta oma nime mitte üks raas, sest oli juba seal ka kogunenud raamaturiiulid ja lauakesed ja muud niisugused asjad. Tollal ei olnud ju pamperseid, vann oli mähkmeid täis ja kogu see pesupesemine, pesumasin poleks mahtunud sinna ja mul tädike käis aitamas. Pika tänavalt siis? Ei, see oli siis Õismäel juba. Ja no Pikalt tänavalt see ateljee pind me lihtsalt andsime ära, et me ei läks kalliks ja seal oli kütmine 3. korrusel. Ja puude sissevedu kesklinna oli siis jälle vanalinna õieti. Oli ka jälle mingi erilubadega, väga keeruliseks läks see asi. Aga sellegi poolest jah, see oli suur õnn ja suur rõõm omaette korter. Tollal väga paljud noored elasid ikkagi vanematega koos ja ega neid noorena väga palju ei saadud. Paljud astusid parteisse, et korterit saada ja mida kõike. Aga see Õismäel siis saite ikka kodutunde kätte? Vaat siis oli küll päris alguses nagu ikkagi oma ja see oli päris alguses, kui ei olnud seda ringi ja veel ööbikud laulsid isegi nagu meil siin praegu laulab päisepäeva ajal. Mis lind see, mis laulab? Ongi ööbik, jah. Ja, päris ööbik, et ei ole see naturaalne ööbik. Mustrastas, kes ahvib ka. Mustrastas tuli varem, aga ta ei saa päeval ka pidama. Aga siis ööbikud läksid ära Õismäelt ja? Ööbikud läksid ära ja vaat kuidagi siis hakkas niimoodi, et kui lapsed natuke kasvasid ja enam vankrise ja kärguse ei olnud kedagi, et ega sealt me olime 8. 7 korrust oli neid juuri meil siin alla tuli ajad. Siis tuli selline tunne, et kodutunne tuleb siis, kui tõmbad oma korteri ukse kinni. Väljaspoolt? Seestpoolt, ja seepärast, et kui astud juba välja, see on juba nagu ei ole enam kodu ja juba lift ei ole kodu ja see ümbrus ja kui sealt 8. korruselt liftiga alla lähed ja kui lapsed liivakastis seal konisid leiavad ja kassi kakasid õue pealt ja samast vedid kloppivad vaipu ja onud lipistavad õlut ja neid üksi jätta sinna ma ei julgenud lihtsalt. Võib-olla ma olin natuke kanaema, aga tõepoolest keegi väga vähesed jätsid niimoodi lapsi üksinda. Siin on Raimo Kirke ja Maarjaga. Aha. Näed, sinna oleme. Kirke vist on puudu teise. Siin samas aias? Jah. Vanemad, kes olid üle 40 aasta siin õpetajad olnud, meil hakati siis ehitama siin nii-öelda kolhoosi maju sinna mõisaparki vanasse. Isa andis ka avalduse, aga leiti, et mis need õpetajatel nüüd vaja, et mingi katus on ju pea kohal ja ta ei saanud ja minu abikas oli küll helilooja, aga ta oli niisugune lahtiste kätega ja talle ütles, mis siis asja, et isa sai krundi ja et ehitame ise maja. Isa oli veel lõi kaasa, sest tema õpilasi on siin kõik kohad täis ja kui midagi oli vaja abi, siis oli neid alati hea leida, sest tema oli ju kehalise õpetaja, laulmise õpetaja, neid poisse eriti oli tal kannul kogu aeg, mina olin vahel isegi armukade, sest ma ei olnud spordiinimene. Ma tegelesin nende sportlastega, et ta oli nii palju abiks, aga jah, aasta enne seda, kui me saime katuse alla, oli isal, ta oli vana sportlane ja tal oli tromboos tekkis jalgades ja Keila haiglas
täitsa ootamatult enne jõulupühi 83. Äkki jah, läksime teda vaatama ja tuli välja, et teda ei olnud enam. Ja emal oleks olnud väga raske üksinda ja neid vanainimesi, kes maalt linna tuuakse ja vaatavad korrusmajade akendest välja kurva näoga, et neid on niigi palju, et siis me mõtlesime, et tuleme parem ikkagi ise maale ja meil oli enne ka plaanis, aga siis nagu kiirendasime natukene seda asja. Ma tulin ära ka Nuku teatrist töölt, et jäin vabakutseliseks siis ja ema elas seda muidugi väga raskelt üle, sest nad olid, tema oli isa sõjast oodanud ja isa teda vangilaagrist ja nad olid väga üks õige paar ja siis me nagu olemegi rohkem maal. Nii et sellest ajast peale siis oled sa Ruilalanna jälle? Jah, vahepeal ka koolis õpetaja, kui Magdalena siin õppis veel ja nii, et ma ise olen siin koolis käinud ja lapsed ka. Nii et jah, ja mu isa ja ema olid mõlemad õpetajad. Su lapsepõlve ja kooliaja lugu võib lugeda raamatutest Seltsimees laps ja Samet ja saepuru ja mine tea, võib-olla tuleb veel mõni köide. Aga kas neis kahes, mida ma nüüd mainisin, kuidas sulle tundub, kas sa said seal nüüd kõik ära öelda olulise või tagantjärgi tundub, et midagi ikka jäi olulist välja kogemata? Jaa, ma sain aru, et siis tuleb ainult üks ainuke raamat, see Seltsimees laps. Ja siis ma äkki märkasin, et on 260 lehekülge kirjutatud ja ma ei ole jõudnud veel sellest esimesest aastast, kui ema ära viidi peaaegu eriti kaugemale, sest et algul oli seda kõike nii palju hinge peal. Ja siis alustasin kohe teist raamatut, kui see sai kirjastusse viidud ja olen tänulik Tiina Tammerile, kes ei lasknud pealkirja muuta, kuigi seal arvati, et see ei ole kaasaegne ja siis, kui juba teine kordustrükk tuli, siis olid need arvajad juba väga nõus ja patsutasid õlale. Selles mõttes on tore elada kaua, sest sa näed paljude asjade lahenemist, mille puhul sa oled mõelnud, et sa oled alati alla jäänud, sa ei oska elada või midagi sellist, aga siis ajapikku sa ikkagi näed, et tõde tõuseb vale vaob ja tuleb lihtsalt aeg-ajalt kannatada ja alla neelata üht-teist. Jeldeke, mul on nii palju kirjutada veel. Ja nüüd, kus Moonika Siimets sellest stsenaariumi kirjutas ja tema auks peab ütlema, et ta lubas teha parandusi, kus mul paistis, et ei ole päris nii. Aga ma ei ole jõudnud ju ema tagasi tulekuni. Nii paljud inimesed on helistanud ja küsinud seda kohe lausa otse. Kõige naljakam, et Valentina Karšina, kes kirjastas selle mõlemad osad vene keeles, ütleb, et Moskvas, kui ta läheb laatadele, küsitakse, millal kolmas osa tuleb, et minu jaoks on see rabav, sest ma kartsin, et äkki Venemaalt tuleb hoopis halvem reaktsioon, sest et seda oli sellepärast keeruline kirjutada, et olla poliitkorrektne, eks ole, tänapäeva olustikust kirjutades sinu jaoks on sõna neeger keelatud, on ka seda, et Vene väed, ikka Nõukogude armee peaks olema kõik, aga sa ei saa ju kõnekeelt, minu vanaisa poleks iial öelnud, et kui Nõukogude armee sisse marssis, ikka kui venelased sisse tulid. Samet ja saepuru kohta üks ajakirjanik kasutas väljendit tõsielul põhinev raamat, mis tegi mind natukene nõutuks, sest tõsielul põhinev raamat nagu ei olekski tõsielu. Aga need raamatud on ometigi täpselt nii, nagu seal on kirjas, nii ongi olnud. Et sa ei ole midagi seal töödelnud. Ma arvan, et päris elulood isegi ei ole päris elust maha kirjutatud ja see ei ole elulugu ikkagi. Ma kirjutasin selle laste raamatuna, sellepärast on tal ka illustratsioonid tellitud ja omapärased muidugi võib-olla, aga siis tuli välja, et on täiskasvanute raamat. Ma ei tea, täiskasvanud on ju ka kõik lapsed olnud enamasti. Võib-olla mõni ei ole, võib-olla mõni on kohe loodud, ei millestki. Kas selliste inimeste vahel, kelle vanemaid oli represseeritud, oli ka tajuda mingisugust vastastikust sellist sõnadeta mõistmist või mingit spetsiifilist sidet nõukogude ajal? Lapsena ma mäletan seda, et
kui hakkasid tulema need küüditatud tagasi, eks ole. Isa mul oli väga empaatiline inimene ja ta tegi mulle selgeks, tähendab, mõned lapsed naersid nende üles, et nad olid riides Siberi vene moodi, eks ole, nendel oli vene aktsent juures, kui tulid 5.–6. klassi. Neil võis raske olla, mõned ju läksid tagasi isegi, ma tean, et sinna Krasnojarski kraisse, kus mul tütar Maarja käis seal kirjanduspäevadel, et päris oli ka selliseid, no näiteks kui minu isa oleks uuesti abiellunud, tollal võis vangile teatamatagi võis lahutada abielu ära rahvavaenlasega ja minul oli koht Riisipere lastekodus juba pakutud ja isale parteisse astumine ja kooli direktoriks saamine. Kui oleks niimoodi juhtunud, siis oleks emal ka kuskile tagasi minna olnud. No minu ema oli ainult 4,5 aastat, nii et ta oli vangilaagrist. Seda vabakäiguelu ei saanud nautida, aga meil üle jõe oli siin veski, kus veskimees koos perega viidi ära. Ja siis ta ehitas seal uue maja ja leidis mingi tsaariaegse lagunenud veski, pani tööle. Eestlane on ju see tööloom. Tema hakkas seal uuesti tööle, et hing sees seisaks ja varsti oli tal maja nii suur, et oli öeldud, et saadaks edasi, aga enam ei ole kuskile saata, et sa oled juba jälle kulakuks teinud ennast, nii et tühjade kätega. Kusjuures tagasi tuli ta perega koos ja tõi kaasa ka koera Muri. See oli mingi siuke laika segu, purikoer oli, oi ja niisugune noris tuli ja aga ma kujutan ette, kuidas nad seal rongis tulid selle Muriga sellel nõukogude ajal, ma ei tea, aga süda ei kannatanud oma looma maha jätta, aga seda ma mäletan ka, et jah, et kellel isad olid vangilaagris, need tegid seal pinaleid, mingeid kas pleksiklaasist või sulepäid, sulgi muidugi vist ei olnud, aga sulepäid ka mingisugusest erilistest puudest ja metallist ja mõelda, et minul oli üks Paulmanni Marja, kelle isa saatis pidevalt pinaleid, mis ta seal tegi, siis juudas puutöökojas oli koos. Pärast sõda 40. teisel poolel ja 50. oli ühiskonnas selline sotsiaalne nähtus nagu isatus. Tuhandete, kümnete tuhandete, sadade tuhandete laste isad olid jäänud sõtta. Olgu siis mis mundris, aga need tolle aja isatud lapsed siis otsisid isa kuju siis kirjandusest ja filmidest ja kuidas sina seda nähtust mäletad? Mida ma ütlen? Jah, see isatus on ka praegune probleem, kuigi need isad on elus ja võib-olla isegi mitte eriti kaugel. Aga tollaegne isatus tähendas, et isa oli kas märter või kangelane. Tollal, eks ole, olid kangelased need, kes olid Nõukogude armees. Veel veidi hiljem öeldi, et olid kangelased need, kes olid Saksa armees. Tegelikult ei olnud ju kumbki meie Eesti oma, aga kannatused olid reaalsed ja kannatused olid olemas. Nii et emad said lastele rääkida oma kangelaslikest isadest, keda kas siis neetud fašist või neetud Nõukogude armee hävitas. Praegu isad lahkuvad ise omal tahtel. Ilma kuvandit maha jätmata. Ilma kuvandit jätmata ja... Mulle meenus Johnny B. Isat Tamme paksust raamatust. Ta kuskil seal kirjutas, kui tema oli seal vangilaagris, siis seal olid ka Eesti mehed, sellised temast vanemad paar põlvkonda. Nad nagu vaatasid väga hukkamõistvalt seda Johnny B.'d, kes ei tahtnud töötada seal vangilaagris. Lihtsalt see töökus võis võtta ka selliseid groteskseid vorme, et sind viiakse vangilaagrisse ja sa ikka leiad, et sa pead seal nagu oma orjastaja heaks nagu palehigis töötama. Tööeetika on midagi muud. Sa ei mõtle, et orjastaja heaks. Ma arvan, et see hoidis neid ka elus. Seda ei nimetatud sotsialistliku töökangelasteks, eks ole, vangilaagris ammugi ei saanud selleks saada. Solženitsyn sellest räägib ja nüüd loen parasti Dovlatovi Tsooni, kus on siis ka vangidest juttu. Nii et ei, ma arvan, et see töökus on just see, mis on eestlast ikka jälle niimoodi aidanud. See slikerdamise värk, mis nüüd on ära õpitud, et seda peetakse ka nüüd nagu peenemaks, kuid päris töö, et ma arvan, et see on siiski ajutine. See ei sobi nagu õigele Eesti inimesele. On sul meeles, kus ilmus sinu esimene luuletus? Jaa, ajakirjas Pioneer. Mis aasta see oli? See võis olla 55 või 6. Ahaa. Ma olin igatahes 4. klassis minu meelest. See kunstipool on nagu isa poolt. Isa muide joonistas ja tegi karikatuure ja kõiki asju. Aga ema oli jälle selline, tema oli teinud kaastööd ka
Karskusseltsi väljaantele, mida Elango toimetas ja tema oli kirjutanud luuletusi ja ema oli kirjutanud ka kuuldemänge, nii et Eesti Raadios neid kanti isegi ette. Nii et kui ükskord isa oli tal külas olnud veel noores põlves, siis ta oli pandud raadio mängima ja tuligi tema kuuldemäng sealt, nii et pluss see, et kuna ta Kodutütarde juht enda hilisemaks õnnetuseks oli, siis ta tegi ka laule. Ma arvan, et viisid olid kindlasti mõjutatud, aga tekstid olid tema omad ja ta oli väga rõõmus, kui ta tagasi tuli ja kuulis, et mina olen luuletusi välja mõelnud. Ja ma üles kirjutada eriti ei viitsinud, sest mul oli kole käekirja, ma olin väga kärsitu, väga tormakas. Et kõik pidi ruttu saama ja siis oli mul vihikus plekke ja maha tõmbamisi ja kustutamisi ja kõike, aga ema ju õpetaja ja siis ema sundimisel sai vist 3 või 4 korda, mul oli kooli seinalehe jaoks ta ei luuletus kirjutatud ja siis ta ütles, et tee nüüd pikemaks, meie koolimaja oli selle nimi ja et näed, seal ajakirjas Pioneer on võistlus, et saadad. Oi jumal, ma ei tea, ka 3 või 4 korda pidin ümber kirjutama, see transparent oli all, eks ole, need triipudega ja valgele paberile ja kui saatsin ära ja ma olin nii tige ema peale täitsa, et elu oli meil hea isaga. Et sundis avaldama nüüd tuli ja sundis mind kirjutama ümbrikule ja kõik ise, aga siis tol ajal olid need trükiperiood oli hirmus pikk see tsükkel ja siis kui mingi 3-4 kuud hiljem tuli ühes märtsinumber vist oli see Pioneer veel ja mäletage, et see talvise pildiga, oli võistlustulemused ja Ruila kooli õpilane Leelo Tungal sai 3. koha, ossa poiss ja need auhind oli raamatud. Postimees tuli tõukekelguga ja tõi niimoodi mitu raamatut ja oli Saladuslik saar ja Amfiibinimene ja Sannikovi maa. Sellest sarjas kõik? Jaa, ei Lenini elulugu oli ka vist ikka ja aga see käis sinna, ei pidanud seda oluliseks, siis on. Siis ma sain äkki kuidagi aru, et on ikka asja eest see ja nüüd, kui ma head last toimetan, siis mul on ikkagi meeles see ja ma mäletan seda imelist tunnet, kui oma nime näed seal trükituna esimest korda ja kui vähegi võimalik, siis aeg-ajalt kui võistlusi teha ikka kas või väike auhind, kas või mõni kleeps, et see on lapsele niivõrd oluline. Aga õitepea sa sattusid ka, ma ei tea, kas seda õige nimetada alternatiivkultuuri ajakirjanduseks või mitte, igatahes Andres Jaaksoo Koigi kandist andis välja oma kirjastuslikku noorte ajakirja. Looming oli see alguses, aga siis... Ei, Keskus, kuidas oli alguses. Igatahes oli ta mingil hetkel Looming ja siis talle Loomingu toimetusest öeldi, et nii ikka ei sobi ja siis sai sellest noorte Looming. Mõned numbrid on mul käes ja ma avastasin siit ühe sinu luuletuse. Aasta on siis 61. Ma loen selle lahkel loal ette. 3 salmi. Uutele Leninlastele. Kas sa mäletad seda luuletust? Ei mäleta. Igatahes Leelo Tungal Keila rajoonist Ruila 8-klassisest koolist 8. klassi pioneer. Täna on te elus suur tähtpäev. Suurem veel kui esimene 5. Täna ju saluudiks tõstate käed, ühte perre kuulute te siis. Tänasest rätti kanda võite, ere punast 3-nurgelist. Meenutab see rätt teil, kuidas võitles vend või isa laste õnne eest. Täna esmakordselt ütles tõotust, sinu sõber ütlesid ka sa. Soovime, et ikka koolis kodus käituksid sa pioneerina. Ja ma olin Malevanõukogu esimees, ma olin väga punane. Ma olin lapsena tõesti punane, ma tunnistan ausalt, ma ei kujuta ette, kuidas minu perekond seda üle elas. Oi, meil oli vaidlusi muidugi juba kui ma vanaema sünnipäeva laulsin seal mingeid Tšuki ja Keki filmist laule avarast kodumaast ja kõigest. Ja kujutad ette selline pere, kus on nii palju küüditatud ja vangilaagris olevaid inimesi ja kõik. Aga see raadiokasvatus oli mulle, minu mõelest see oli ilus ja kui nii võtta idee ongi ilus, et kõik on võrdsed ja kõik on sõbrad ja kõik aitavad üksteist ja inimene on inimesele seltsimees, sõber ja vend, mitte hunt, eks ole,
aga kui ma päris aus olen, siis ma juba 8. klassis olin juba oma pettumuse kätte saanud. Ma nimelt oma suure ühiskondliku aktiivsusega ja kuna ma olin neid igasuguseid kirjandusvõistluse auhindu saanud ja teinud ka koolis igasuguseid üritusi pisikestega, mulle meeldis alati lastega, ka oktooberlastega tegeleda ja kui ma siis mingi kord, kui need pioneeriks hakkasid, telliti siis niisugune luuletus. Aga ma sattusin preemiareisina Artekki. Kas see nüüd see, millest sa kirjutasid mälestusliku pala Kuldvihm, Kristšovka ja Krimm? Kas see oli veel pioneer või Põhjanael juba? Põhjanael 93 numbrit. Ja, just see sama kord, et kui ma läksin, ma olin tulvil rahvaste sõpruse laineid ja kogu seda niisugust entusiasmid. Mind valiti Maleva nõukogus, sest ma sõbrustasin kõigiga ja laulsime kõiki neid niisugune, see oli hea. Ja kui ma siis nägin, et kuidas tegelikult oli ja kuidas tegelikult öeldi üht ja tehti teist. Esimesel päeval, pärast seda, kui mind oli valitud selles Maleva nõukogus, esimesel päeval pärast lõunauinakut, ma olin nii tark, et ma olin lugenud selle päevaplaani üle. Mjortvõi džass oli see lõunauinak. Pärast seda tuli siis Pragulka ja ärkan üles, fanfaar puhub, ärkan soe ilm, umbes nagu siin praegu ja mustad püksid anti meile küll selle asemel, kuigi pildi peal olid valged seelikud, aga hea küll, mis seal ikka. Vaen oma musta bareti pähe ja lähengi Pragulkale. Pragulka on jalutuskäik ja nii ilus, tõesti see Kuldvihm oli nii suur ja kõik oli eriliselt küpressid ja palju puud, mida ma ei tundnudki üldse. Sina mõtlesid, et sa lihtsalt jalutad ja longid? Jalutuskäik on ju Pragulka, eks ole, aga ja siis hakkasid fanfaarid puhuma ja siis olid hirmsad kisa ja koerad haukuma ja 1,5 tunni pärast või nii ja siis lõpuks ma läksin vaatama, mis seal on, mingi üritus või asi ja tuli välja, et mind otsiti taga, kas ma olen Türki läinud või ma ei tea, kas saab Türki sealt Artekist, seal Kursufi lähedalt või ma ei tea. Üle Mustamere ikka saab tõmmata. Ma ei tea, 13-aastane. Ja siis sellest tuli kohutav pahandus ja mind mõisteti hukka ja häbimärgistati ja täiesti egoist, individualist ja siis keegi ütles, ja täiesti niisuguseid obadusi sain. Tuli välja, et jalutuskäik tähendab marssimist ja kõik, kes seal on läbi teinud, ma arvan, et enamus neist mäletavad seda. Igatahes Peeter Tulvistega me oleme koos meenutanud seda, kuidas jalutati. Üks käis ees ja ütles teksti ette ja teised marssisid järel. See tekst oli nii Rastva, 3-4, Rastva, 3-4, Rastva. Раз-два, Ленин с нами, 3-4, Ленин жив. Выше Ленинское знамя, pioneerski kollektiiv. Vaat niisugune, iga sammu peal käis siis üks silp ja see oli jalutuskäik, kujutad ette, Tiiratasid ümber maja siis? No igal pool, minust kujunes seal täiesti rahvavaidla. Ma olin selles kõige punasemas kohas. Obaduse andis mulle veel see, et tulid ju kuubalased, 61. aastal oli Kuuba Siiankino, see oli täiesti une pealt, kõik lapsed hüüdsid ju. Kuubalased olid üks oli nagu haavata saanud, et habemega ja üks oli musta verd, McDonald oli ta nimi veel, ma mäletan. Ja siis oli nii, et me ei tohtinud neile siiski ligi minna jälle ja et valiti lapsed, kes võisid ja mina ei kuulunud nende hulka. Aga pidu sööma ajal mina läksin julgelt, kutsusin seda mustanahalist McDonaldsit, mäletades seda neeger Johnny, kes mu isale džemmi tõi, et kutsusin teda tantsima. Elu esimene mustanahaline, keda ma nägin. Ja ta tuli kah ja pärast andis mulle tüki torti, aga lastele ei olnud seda torti ette, hoopis teistsugune kook oli ette nähtud kui külalistele. Ja ma sõin selle suure mõnuga ära, pärast oli süda paha, sest see oli nii suur. Ja siis jälle arutati minu käitumist, et välismaalastega niimoodi, et ei tohi, et mida ta küsis veel ja ometi oma kuubalane. Narš, eks ole. Kubik. aga siis oli suur miiting ja meie laagri ülem siis pikas tuli see kõne selle Kuuba Siiankino, Passaran, kogu selle kõne ära ja siis lõpetas sellega, et
tõstis rusika püsti, et ja повторяю, руки прочь от свободной Кореи. Простите, Kuuba. Ja see oli minu jaoks, ma olin kannatanud kuubalaste verevalamise ja kõige pärast ja puha. Ja nüüd ajab segamini Korea ja Kuuba, eks ole. Kuidas nii saab? Ja no ma ütlen, et ma muudku aga igatsesin koju ja see oli täitsa hirmus. Et pärast seda sa enam Lenini lapsi ei olnud hinges? Kahjuks ei olnud või õnneks. Ma arvan, et mu suguselts oli väga rõõmus, et ma seda siis küll tulin palju kõõnemana, aga selle eest jälle niimoodi mitte enam nii punasena tulin tagasi sealt punases pesast. Kuidas sul need sidemed üle vabariigi eakaaslastega tekkis? Ma mõtlen seda noorte loomingut näiteks. Kuidas Andres Jaaksoo sind üles leidis? Andrest peab imetlema, ta oli ikka fanatt küll. Kas tal algul oli vist 15 neid inimesi, ta kirjutas 15 korda käsitsi ümber, ta oli väga korralik käekiri ja tegi muidugi, eks need illustratsioonid on vist läbi akna tehtud ja ta võttis need aadressid, kirjutas Ruila 8 või siis oli veel vist algul 7, pärast 8-klassiline kool Keila rajoon ja samamoodi kirjutas Kalmetu kool, Viljandi rajoon, Viivi Luik ja... Kuidas need sidemed tekkisid? Kus ta teadis kirjutada? Me olime ikka enamasti kõik, kes me olime pioneeris avaldatud. Viivil samamoodi ja siis oli veel Ingvar Luhaäär, Asta Põldmäe tollal, Asta Hiir ja siis muidugi natuke oli tal näpuotsaga seal oma Koigi kooli lapsi ka. Ta tegi seda ju üsna niisugusel nõukogulikul tasemel. Šolohovi sünnipäeval tuli katkend, tõlkis Šolohovist ja täitsa... Tõlkis ka Astrid Lindgreni muide. Tõesti ka veel, jah. Ulku Rasmus tõlkis ka ühes numbris. Ajakirja toimetuse aadress oli Vaide rajoon, Koigi võitööstus ja sinna me siis saatsime Koigi võitööstusesse oma lukusid ja Andres kirjutas need kõik küljendas ja tegi ja pärast siis hakkas masinaga juba kirjutama ja et ta hakkas veel tegema kokkutulekuid. Esimene aasta mul ei lubatud mind, et aitab, et alles sa sealt Artekist tulid 1,5 kilo kõõlemana ja kahvatuna tulema. Aga järgmisel aastal me ikka kirjutasime rohkem ja ma käisin, üks oli Põrgvoorus, oli üks kokkutulek, üks oli Otepääl ja tõesti ainult lapsed noored oma peal. Aegnal isegi, siis olid Heino Väli ja Juhan Saar tulid nagu niimoodi mentoriteks või. Eks nad ühed möllumehed olid, sest et kui me seal laagri lõkke ääres olime, siis olid nad ikka mõlemad paia jalu, hüppasid lõkke ja peitsid pudeleid. Ei peitud üldiselt, ei peidetud laste eest neid. Lihtsalt oli teada, et lapsed ei joo ja suured joovad ja midagi, mis seal ikka. Ja mis ta siis pidigi pähe tulema nüüd midagi paha teha, eks ole, no mis meis ikka. Viina ei tahtnud, õlut ei tahtnud, suitsetada ei tahtnud. Narkotsidest polnud selle laimu. Lugesid üksteisele luuletusi? Just nimelt luuletusi. Nii varalapsed ei saanud ka mingiks seksiküpseks, ei tulnud kahtlustki. No parimal juhul mingi pasteerimine, kui oli telgi elamine või kõige kurjem muidugi telgi kaela laskmine. See oli päris hirmus, see tegi hinge täis, aga vahva oli ja vahva oli omavahel läbi. Siis ma mäletan, Otepääl oli ükskord, siis oli Asta Põldmäe juba natukene nagu Jaak Põldmäega juba nagu käisid vist, et Põldmäe oli meile siis nagu ekskursioonijuht nagu ikka juba seal. Jaak siis? Ja Wolf Õie abikaasa Mõelda oli veel elus, mul oli isegi pilt. Õrne ööbi, kuhu tõttad sa? Jah, selle just nimelt. Millest sina teinud kaveri? Jah, aga ma arvan, Wolf Õis ei pahanda. Lõpetasid Ruilas kooli ära, läksid Tallinnasse, õppisid seal 3 aastat keskkoolis Kadriorus. 42. jah. Ma eeldan, et siis ikka toimus selline suure mürtsuga sisenemine kirjandusellu. Vaikne sisenemine. Mürtsu ja möllu oli siin väikeses koolis, kus sai kõike tehtud. Karnevale organiseeritud ja lauldud ja kooris ja näidendeid ja kõik. Meie 42. keskkooli 9. klassis oli 40 õpilast.
Pooled olid enne olnud seal ja pooled olid uued, mina kaasa arvatud. Meile, kes me uued olime, tundus, et omasid hoiti, neid, kes enne oli natuke rohkem, et maaõpilastesse suhtuti alguses küll niimoodi, et teadagi, mis igas koolis enamasti 2 eriala, meil oli kas trükiköölised, see oli B-klass, A-klass olid pioneerijuhtimised ja kuna ma nende lastega olin mässanud, siis ma hea meelega läksin sellesse pioneerijuhtimise klassi, ega seal midagi muud ei olnud, kui et oma rühm tuli. Minul oli 21. koolis hästi vahvad lapsed olid. Siis said juba komsomoli liige, ma saan aru? Ja no sundkorras. Aga ometigi aasta pärast kooli lõppu ilmus juba väga kõva sõna. Sisenesid kasseti põlvkonda. Äkki olin nagu niisuguste linnalaste seas. Tundsin ennast kangesti üksildasena ja kui meil on kooli kokkutulekud olnud, see paralleelklassi poisid nüüd, vanamehed ütlevad, et sa olid ikka kooli ajal väga uhke ja ma olin nii arg. No uhkus ja argus näevad samamoodi välja eemalt. Küll, et sa ei lähe ju niimoodi jaurama või ja peale selle ma olin ikka hobuse sagvaga tüdruk ja mul oli tädi, isa, õde, Poola verd, kanget mutt, kes kui kell 8 ei olnud kodus, tuli suur pahandus. Tema juures sa siis elasid seal Tallinnas? Ja Feelmanni tänaval. Ja mul oli sõbratar kirjavahetusega saadud ka 21. koolist, kes elas Kööleri tänaval, Imme Viidalepp. Tema oli ka pärast noorte loomingu juures, tegi ta natuke ka kirjutas. Isa oli tal kirjandusteadlane. Richard või? Richard Viidalepp, jah. Siis avati kirjanike maja. Ja siis me hakkasime käima kirjanduslikel kolmapäevadel ja see oli mu jaoks niisugune väga suur elamus ausalt öeldes. Nagu sa seda ette loetud luuletust siin, see on selge, et see on niisugune mõjudega, nagu luuletusi tehakse, eks ole. Aga et nagu tõsisemaks läks see asi siis, kui ma tõesti natukene ikka päris üksildasena ennast tundsin. Aga seal kirjanike majas siis said nagu järje peale? Suud ammuli kõrvu kikitades, kuidas Valton pomises midagi oma ette, oma neid, aga need olid nii huvitavad asjad. Paul Eerikust me olime muidugi kõik väga vaimustatud. Kaplinskit nägi vähem Tallinnas, ja siis oli nõnda, et tuli mingi kirjandusringide kokkutulek, tuli kirjanike majas. Kas need olid nakid või? Kas nakk juba oli, vist ei olnud, aga lihtsalt üle Eesti kirjandusringid ja meid jagati seal gruppidesse ja siis oma luuletusi pidime lugema ja siis mõni kirjanik siis arvustas ja rääkis. Ja see kirjanik, kelle gruppi mina juhtusin, oli Ralf Parve ja Parve küsis, kas ma ei tahaks teha, siis olid need kassetid hakanud ilmuma, et seda kogu mul vajus suu lahti, mina luulekogu ja kuidas. Ja Oskar Kruus oli minu teada ka seal, et tutvustas Kruusiga ja minu isal oli niisugune vana saksaegne trofeemasin, ma ei tea, kust ta oli saanud. Olümpia oli kirjutusmasin, kus E-täht hüppas. Sellel peal siis sai kirja pandud need luuletused ja viidud. Aga minu meelest siiski Oskar Kruusi kätte sai viidud. Parve oli see, kes soovitas ja siis tuli varsti kiri, et on mõeldav luulekogu tegemine. Ma olin väga pabinas ja Luigeviivil oli eelmine kogu ja siis ta tuli mulle abiks. Tema pandud on see pealkiri, kummaliselt kivitajad kurtsid. Lõpuks oli kassett väljas ja Riinu Suhke tunne, et... Tead sa, vaata, ta pidi ilmuma just sellel kevadel, kui ma kooli lõpetasin. See oli Noored autod 65. Ma olin siis 17. Trükiga pole vist probleeme, aga tollal need karbid, neid tegi Pimedate Ühing ja nemad olid hätta jäänud, ajahätta sellega. Ja ilmuski alles 66. aastal tegelikult see raamat. Oli uhke tunne, küll natuke piinlik oli raamatupoode minna ostma ja... See vihuke maksis 17 kopikat, ega kallis ei olnud? Ei olnud, eraldi neid osta ei saanud, eks ole, tuli kogu see. Ja siis ma mäletan, et kui ma läksingi lugemisvara, see oli kirjanike maja all, võtsin Südamerindu ja läksin ostma, siis ega eriti välja ei olnud ju pandud. Müüjalt pidid sa küsima ja nime järgi ja küsin, kas seda kassetikogu ja kõik ja siis... Sain kätte ja siis kuule müüja ütleb teisele, näe, Viivi Luik on siin tuli. Hiljem olen ma veel Ellen Niit olnud ja mul on palju neid nimesid.